Taas oleme Tabasalus Kallaste 3 Retori kortermaja objektil ja täna räägime natukene selle hoone tehnoloogilisest poolest ja tehnoloogiast, mis tagab energiasäästlikkuse ja A-energiaklassi. No alustame juttu hoopis sellest, et milleks A-energiaklassi taga ajada, kui tegelikult ju võiks B-klassi majaga teha ja see oleks soodsam. Jaa, aga siin tulebki mängu, et mõtleme pikas pildis, mis on tarbijale. Meil on vaja saada püsikulusid alla. Ja teiselt poolt A-energiaklassiga kortermajas on võimalik saada paremad laenutingimused, kodulaenutingimused, kui on see B-klassis. No neid trikke, kuidas saada B-energiaklassist A-energiaklass on ilmselt mitmeid. Kuidas teie olete lahendanud siin? Ma ei nimetaks neid trikkideks, need on tegelikult täitsa konkreetsed sammud. Et tõesti imelihtne oleks ju see, et paneme päiksepaneelid peale ja kõik on korras. See ei anna seda efekti, sest kui me paneme päiksepargi nii palju võimsa, et meil on ületootmine, siis me teeme. See ei ole täna üldsegi kasulik. Oluline on päiksepargi, et me tarbiks selle energia ise kõik ära. See on kõige kasulikum viis. Aga me hakkame sellest, et kuidas A-energiaklassi saavutada. Me vaatamegi küttesüsteem. Näiteks konkreetsel hoonel on küttesüsteemis on selline termin nagu eriti tõhus kaugküte. Mida see tähendab oma olemuselt? Meil tuleb hoonesse madalama temperatuuriga kütte. Aga samas me peame tagama korterites ikkagi sihipärase temperatuuri. Teine asi sellele juurde on, et me peame optimeerima, kuidas ja millal me energiat kasutame. Näiteks selle konkreetse hoone puhul isegi akende klaaspakettide vahelised liistud, need on keraamilised, need on musta värviline keraamilised. Just selle samaga, et me saavitseksime iga koha pealt selle energia kokkuhoiu, energiakao minimiseerimise. Ja kui me nüüd räägime sellest, et me kaotame energiat või me läbi avatäidete kaotada seest välja, aga on ka vastupidi. Kui meil on päike, mis väljas paistab, kui meil on päike, mis kütab ruume soojaks, siis meil oleks vaja takistada seda, et päike ei kütaks neid ruume ülesse. Ja loomulikult me kõiki selle juures ju peame tagama normaalsed elutingimused, et meil oleks hea olla kodus. Selleks kasutatakse hoone juures nii-öelda targama süsteemi ehk hoone automaatikat, millelt me siis optimeerime, et küttejahutus ei töötaks korraga. No loomulikult siia juurde veel lisada vaata, et üks kriitilisemaid nüansse on ventilatsioon. Ja see on väga oluline koht tegelikult, et see on juba täitsa tavaline standard, et paigaldatakse ventilatsioonisüsteemid või seadmeid või soojustagastusega. See on juba täitsa igapäevane. Aga kui palju täna projektide juures kasutatakse CO-andurid, et me mõõdame sisekliima, milline, kui saastatus see on. Ja automaatika saab seda kontrollida. Et lihtne asi on näiteks see, et kontroller kontrollib seda saastet läbi selle, et mida rohkem inimesi on, seda rohkem ju saastet tekib. Kui meil on inimesi vähe, siis meil ei ole mõtet panna manuaalselt ventilatsioonisüsteem maksimaalselt tööle. Ehk siis teil on ikkagi see A-energiaklassi saavutamine läbi tarkade lahenduste ja enne kõike läbi keskse targamaja kontrolli. Ilmselgelt, see on väga oluline lüli. Ja meil ongi vaja seda monitoorida ja jälgida tagada, et ka tarbija teemal, kuna meil on Pisli targamaja süsteem, siis igas korteris on oma tahvelekraan, kus sa näed, sa saad monitoorida oma tarvet. Samas on ka inimesel enda taskuseadmest telefonist on äpi pealt, on see väga ilusti näha, milline on see tarve. Aga mis sellele omakorda järgi tuleb, et inimesed, me ostame endale kodud. Kasutades Pisli targamaja süsteemi, meil on ajalugu kogu tarbimisest. Kui on õige aeg, vaja energiamärgist uuendada, lastakse süsteemist raport välja ja nii lihtne see ongi. Ühe kaasaegse A-energiaklassi maja ehitamine koosneb väga paljudest erinevatest detailidest, mis siis kõik seotakse kokku ühe automaatikaga, mis selle efektiivselt tööle paneb. See on pikk ja keeruline teema, ma soovitan käige läbi kliendipäevadelt, mis toimuvad regulaarselt, astuge läbi ka kontorist, rääkige müügi esindajatega ja teile seletatakse täpselt lahti, mida, miks ja kuidas selle maja juures tehtud on.